Oh, see on natuke suurem nüüd. No tere jälle minu uuest põhikohast. Täna olen siis 4. korda siin praktiliselt järjest. Neljapäeval käisin ka, aga oli täiesti tühi päev. Üks väike ahven tuli landiga ja põhjakat ei nuusutanud keegi. Ja lisaks tuli korralik padukas, nii et ma olin ise märg ja kogu varustus märg. Ja ahven tuligi peale vihma vahetult. Ja siis oli täielik vaikus, kuna hakkas uusi pilvi sättima, siis tulin ära ja kui koju jõudsin veel, tuli veel hullem padukas. Nii et iga päev siin kala vist ikka ei liigu. Täna on laupäev, 9. august ja me vaatame, kuidas olukord on. Suure tõenäosusega on siis täna tõesti viimane puhkuse kalalkäik. Järgmine nädal juba tööle. Ja siis nädalavahetustel siia kaema. Aga täna on siis klassikaline värk. Paremal seal soppis on üks räim, haugi ootamas. Uue rakendusega põhjaõng sees, 3 lipsuga ja konksuga. Täna käisin linnas Salmos ja ostsin kohe igasuguseid erinevaid rakendusi. Peipsi oma ja mingid nikerdused veel. Eile hakkasin juba kodus ise tegema, aga ma ütlesin, et ei viitsi nikerdada. Kindlasti teen tulevikus ise uued rakendused, aga täna siis niimoodi. Lisaks oli vaja uued põhjaka tinad osta, suured 50 ja 70. Ja imestasin, et kui kallid on meil need. Üks tina 50 maksab üle 2 euro. Täpselt sama tina saab AliExpressist ja sama hinnaga kuskil 5 tükki, nii et ma tellisin need terve portsuga sealt tagavaraks. Et vabandust meie kaupmehed, aga ma ei tea, miks teil asjad nii kallid on. Sama hinnaga. Aga hakkame püüdma. Vaatame, kas täna liigutab siin keegi. Täna tulin hiljem, kell on nüüd juba 2 läbi. Tahaks kuskil 5-6 ikka vähemalt siin olla ja midagi ikka välja meelitada ja koju ka viia. Aga no näis. Kes minu eelmist videot ei ole vaadanud, siis vaata seda kindlasti. Siin oli tore üllatus, et põhjaõnge võttis mingi suurem kala, mis mu spinnasit hargi otsast lausa vette vedas. Õigemini siis oli ta mul puu taga siin. Õnneks sain ridva veepõhjast kätte ja sai ka kala siputamast tunda, aga läks minema, kuna mul oli hästi väike konks sellel rakendusel ja arvatavasti see tuli lihtsalt lahti. Aga okei, ma nüüd hakkan lanti loopima, proovin kõik erinevad landid läbi ja eks kui midagi on, siis tulemustest annan teada. Nii, ja esimene võtja. Ja midagi otsas. Ja isegi mitte kõige väiksem. Kas tõesti forell tuleb nüüd ära või on haug jälle? Haug. Saadan. Ma lootsin, et on forell, aga väike haug. No kus sa lähed? Nii väike, aga tugev. Korralikult sees jälle. Täna jäid kindad ka koju. Opsti. Selline poiss siis. Jälle see standard suurus siin. Nii, aga sellel on jälle näpitsaid vaja. Võtan landi välja ja siis filmime edasi. Nii, lant käes ilusti ja läheb tagasi. Kasva jälle ja vaatame edasi siis. Nii, no vähemalt käsi valge. Põhjakat ei taha keegi, räime ei taha keegi. Aga alles oleme olnud siin ka, mis ta siis on, pole tundigi veel olnud. Okei, püüame edasi. Nii, ja jälle üks võtt üle pikka aja. Ja suure tõenäosusega jälle haug. Ja ongi väike haug jälle. Ei ole, forell, haug ikka. Selline pisike poiss siis. Noh, mine ära.
Kas sa saad? Nii ühest nukast kinni, et... Ai. Ja läheb tagasi. Nii, aga täna on ikka suht vaikne värk siin, ma ütleks. Ahvenat ei ole täna üldse näha ja ussi isegi keegi ei nuusuta. Kui tunne, et esimesel päeval anti mulle natuke rõõmu ja siis, et aitab küll. Kobi tööle. Vaatame, kell on praegu kuskil 4 läbi. 5-6 tahaks ikka olla. Äkki siis läheb paremaks see võtuvärk. Võiks ju keegi ikka põhjakat ka proovida. Nii et väikest haugi siin jagub, järelkasvu on, aga suured on kuskil arvatavasti sügavamal vees, siis peab ikka minema oma see esimesse põhikohta, vist mul on karvane tunne. Eks ma täna viitsin sinna minna. Okei, püüame edasi. Ja uus võtt ja ei teagi, kes nüüd ja kus on. Ohoh. See on natuke suurem nüüd. Aga kotikala ikkagi ei ole. Võttis päris ilusti. Ikka need väikesed haugid siin. Päris ilusa raksuga võttis. Nii, aga sellel on jälle näpitsaid vaja. Napsti. Nii, selline siis pisike. Okei, ma hakkan nüüd näpitsatega lanti kaukima ja siis laseme lahti. Nii, läheb tagasi. Kellaaeg hakkab hilisemaks muutuma, tundub, et kala muutub aktiivsemaks, aga väikesed. On mis teha, proovime suuremat. Nii, jälle uus võtt ja väike haug. Vahepeal oli üks veel, aga see sai minema. Sama võib-olla võttis uuesti. Mis siin siis toimub, et sellised pisikesed haugid siin meil on? No muidugi, see on jälle korralikult sisse söönud, nii et tuleb minna näpitsatega kallale. Selline siis. Okei, näpitsad välja ja tagasi. Nii, see jupas läheb ka tagasi. Põhjakat ei taha endiselt keegi, aga haug on natuke aktiivsemaks muutunud, kahjuks küll väikesed. Aga noh, katsetame edasi. Mingi tund, 1,5–2 maksimum olen veel. No nii. Tuleb oma puhkuse viimast kalalkäiku vaikselt lõpetama hakata. Kell on juba 6 läbi ja võtte enam ei ole. Põhjakat ei ole täna keegi üldse tahtnud, räime ka mitte ja spinninguga ja landiga siis, mis ta siis on, 5 väikest allamõõdulist haugi. Ei teagi nüüd, millal järgmine kord jälle kalale saab. Arvatavasti siis kas järgmine nädalavahetus või ülejärgmine. Kui töö võimaldab, siis äkki käin ka vahepeal nädala sees Kundas. Ja ega siin pikkapidu ei ole. August saab läbi ja pool septembrit ja ongi forelliga kööga. Ja siis tuleb ka ainult haugile pühenduda, sest ahven kaob tavaliselt siit ka sügisel ära siin jões. Ja vaatame, mis edasi saab siis. Mõtted on igasuguseid, aga keha ei jõua järele. Tahaks minna kuskile merest proovida äkki merikat või haugi.
siin Lääne-Virumaal on neid kohti küll, aga see tähendab seda, et ma pean ikkagi kahlad ära ostma. Natuke tõsisemalt võtma seda teemat. Ja arvatavasti ka siis natukene varustust veel täiendama ja ridva uue ostma. Aga noh, näis. Minu jaoks on ta ikkagi hobi, mitte eesmärk omaette, et peab käima ja peab saama. Nii et näis. Aga sulle jällegi aitäh, et vaatasid. Panid like või subscribe, aitäh. Panid pöial alla, ikka aitäh. Ja kui järgmine video tuleb, siis tule ikka vaatama. Äkki siis on ka juba suurkala konksu otsas ja toimub midagi põnevamat. Aga okei, näeme järgmine kord ja tšau!